Tere jälle kõikidele mu fännidele, mu klientidele, minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Ma teen täna ühe ladumise teemal, mida on minu käest eraladumistel ikka väga palju küsitud. Miks ta lahkus ilma sõnagi lausumata? Miks ta lahkus ja ilma sõnagi lausumata? Tundub, et selliseid asju on väga palju selliseid situatsioone ja vaatame siis natukene seda teemat. Tegu on ajatu kaardi ladumisega, ükskõik millal te seda siis juhtute vaatama, siis see on teile ja tegu on ka kollektiivse ladumisega, mis ei pruugi mitte kaugeltki kõikidega resoneeruda. Ja ärge võtke seda kui sellist mingit kindlat sellist ladumist või mida iganes. Kui see ei resoneeru teiega, kui te ei tunne, et see ei lähe üldse teiega kokku, jätke see, minge järgmiste kaardipanijate peale, need on siin niivõrd palju, et kõik ühesõnaga niimoodi. Ja hakkame siis vaatama, ühesõnaga, kui te soovite eraladumist, siis kirjutage mulle meilile, meiliaadress on siin selle all, kui te olete sellest huvitatud. Nii, ja hakkame siis vaatama ühesõnaga, vaatame kõigepealt siis, ja ma teen selle ladumise naise seisukohalt lähtudes, ja poisid, pöörake siis ringi ja ärge siis mõelge, et ma teen siin ainult naistele ladumised, põhiliselt on küll. Küsige mu käest küsimusi siis mehed ja ma teen ka meestele ladumise. Nii et vaatame siis, mis energiates on siis see mees, niimoodi, et ja vaadake siis need loomulikult, kelle juurest on siis ära mindud ilma sõnagi lausumata. Et millistes energiates on siis see meesterahvas, kes siis nagu selle suhte siis lõpetas ja läks siis teie juurest ära. Oi, kui palju. Suure arkaani kaardid, kõik suure arkaani kaardid. Nii, ühesõnaga ma jälle lähen siin vastu, ma võtan vahepeal teed ja siis hakkame vaatama. 4 kaardist 3 tuli ühesõnaga suure arkaani kaarti. Ta on väga salapärane mees muuseas. Ta armastab saladusi. Ta armastab tegelikult, ta ei olnud eriti aus, nii et põhimõtteliselt te teadsite selle jäämäe pealset osa, kuu on alati saladused, kuu on valed. Te teadsite seda jäämäe pealset osa, aga see, mis seal all oli, absoluutselt teie jaoks ilmselt jääbki see varjatuks. Täpselt samamoodi ülemprest rinna. Me ei saa seda ringi keerata, poisid, sellepärast, et ülemprest rinna on tegelikult alati naise energia ja siin see tähistab siis ühesõnaga nagu ka saladusi ja väga-väga palju asju oli teie eest varjatud. Ja siis ja täht ja see nüüd kajastub, kuigi me vaatasime praegu nagu tema energiaid või miks üldse see probleem tegelikult nagu tekkis, väga suurepärane naine olite tema jaoks ja väga kirglik ja olite see täht, kelle poole ta üles vaatas ja väga palju siis ühesõnaga ta tunnetas teie intuitiivsust, kõike seda ja võib-olla ta kartiski ühesõnaga, et tal oli liiga palju saladusi ja et ta lihtsalt siis lahkus teie elust võib-olla kõige rohkem nagu sellel põhjusel, et ta kartis nende saladuste ilmsiks tulemist. Vaatame siis edasi, et kas meile kaardid siis jutustavad nagu rohkemal määral, et miks ta siis lahkus. Jälle täht.
Väga suurepärane naine oli ta tema jaoks. Hästi suuresti, ma ütlen, tegu on veel kord kollektiivse lodumisega, ma ei tea, kelle energiat ma siin parajasti läbi kaartide kinni võtan, eks ole, aga ta armastas teid, siin on tunded ja järjekordselt ühesõnaga, et ta oli ühesõnaga, et sina olid talle täht, päris kindlasti, sest siin on 2 tähekaarti ja tähekaart ongi selline nagu, ta tõi need tunded ja kõik oli nagu olemas ühesõnaga ja see armastus oli olemas, aga tal oli tohutult palju ülemõtlemist selle suhtes ühesõnaga. Nii nagu ma eile ühesõnaga tõin ühesõnaga seal, ma tegin täna hommikul, ma panin üles siis selle, kuidas te saaksite sellest probleemist vabaneda. Seal tuli ka hästi palju ülemõtlemist, siin on ka sellel mehel olnud päris kindlasti täielik ülemõtlemine ja kindlasti ei tundnud see inimene, kuigi ka väga intuitiivne, väga 2 jalaga maa peal. See ei ole esimeses nooruses inimene, ta on isegi võib-olla siin üle 50, üle 60 isegi võib-olla, aga ta ei tundnud tasakaalu. Ta ei tundnud seda tasakaalu ühesõnaga ja see oli nagu kõige suurem, nagu ühesõnaga teie olite tema jaoks ülemperest rinna ja tema oli nagu see karikate kuningas ja ta nagu lisaks sellele, et siin oli nagu saladusi, ta tundis tõeliselt, et teie olete seal üle ja te olete nagu selline tõesti täht tema jaoks, aga tähti me paraku ju taevast kätte ei saa, eks ole, ühesõnaga ja ta lõi nagu araks. Aga muidugi hästi palju oli ka nagu seda ülemõtlemist seoses ühesõnaga nagu sinuga, minu vaataja. Ja vaatame natukene edasi, et miks ta, aga küsime siis selle küsimuse, et kuigi siin on tegelikult juba päris arusaadavalt vastust olnud, et miks ta lahkus sõna lausumata. Miks ta ei põhjendanud seda? Okei, sa kardad, no karda siis, eks ole, aga minu meelest väga alatu, mul on väga palju eraladumistes olnud ja ma siin eile tegin ühe eraladumise, kus oli täpselt samasugune probleem, et mees lihtsalt kõndis minema ja ta ei pidanud vajalikuks absoluutselt mitte midagi öelda. Päris kindlasti oli see karmaline suhe, eks ole, ühesõnaga vaatame siin edasi. Jälle valikud ja väga suur ülemõtlemine. Ma ei näe praegu siin 3. osapoolt ja jälle kuu. Teate, siin on nii palju korduvaid kaarte. Saladused, veel kord saladused. 2 kuukaarti, mida ma ennem võtsin. 2 tähekaarti. Korduvad kaardid. Siis on veel eriti võimendatud ühesõnaga need. Ta kartiski, et need mingisugused saladused, mis tal on, tulevad välja. Tal võis olla ka suhe. See võis olla täiesti vabalt, kuna karikate kuningas tegelikult tavaliselt on ka, kui see oleks pentaklite kuningas olnud, siis oleks täiesti kindlasti olnud, et tal on suhe ühesõnaga, aga täiesti võimalik, et tal oli suhe ja ta kartis lihtsalt, et see asi tuleb välja. Te olite liiga selline avatud ja liiga selline, tema jaoks nagu naine, keda, teate, osad on sellist, mida öelda liiki naised, aga eriti kui ta on jõudnud nagu sellesse ülemperest rinna või siis keisrinna nagu sellisesse staatusesse, siis hästi paljud mehed kardavad selliseid naisi muuseas. See võis olla ka üks põhjus, mis tuleb tegelikult siit väga, väga palju, aga tal oli ka saladusi. Ja see oli kindlasti nüüd selline inimene, kellega te isegi võib-olla koos päris ei elanud. No see ei pruugi olla, aga paljudel oli ka selline inimene, kellega ta nagu koos ei elanud. Aga
siis ta varjas, päris kindlasti ta varjas midagi. Ja hästi, see oli karmaline. See mees tuli teile midagi õpetama ja ta tuli õpetama teile võib-olla seda, et te hakkaksite iseennast nagu rohkem iseendaga tegelema, iseennast leidma ja tema soovid ja unelmad, millest ta tegelikult mõtles, ta ei saanud neid täide viia. No ilmselt nii ma vaatangi, et ühesõnaga, et see on ja päris kindlasti olid tal ka mingid sõltuvused. Sõltuvused võivad olla ka teisest naisest, oma perekonnast, lastest, vanematest. Sõltuvused ei pruugi olla ainult söömisest ja alkoholist, eks ole, ühesõnaga. Ja päris kindlasti oli tal need sõltuvused, aga väga kindel põhjus on siin tõesti niimoodi, et tal olid saladused ja ta kartis nagu teie seda sellist graatsilisust ja see, et te olete väga kindlas kohas ja väga sellises, ülemprestrinnad on alati oma koha elus leidnud ja paljud mehed kardavad ausalt öeldes tegelikult ja selliseid naisi. Nii, küsime siis, miks ta lahkus ilma sõnagi lausumata nüüd siit selle kaardi käest? Tuli keiser jälle siin ja keiser ei ole kõige parem. Mõõkade kuninganna, ma võin ütelda küll, et jah, et seotud ühesõnaga ja Miikali 10. 2, see on nüüd päris lõpetamise kaart. Siin see võib olla teie konkurent. Nüüd oli küll nagu ühesõnaga niimoodi, et tuli välja ühesõnaga siit seda, sest mõõkade kuninganna on tegelikult ka, ta võib tähistada konkurenti, kuigi siia ei ole tulnud ühtegi 3, eks ole, ütleme niimoodi. Ja siis sa tead täpselt, mida teha, kogemustest saadud kasu, aeg pigem sinu karjääri kui suhete jaoks. See on siin lihtsalt ühesõnaga niimoodi. Ja siis mõõkade 10 on olukord on lõppenud ja oled lõpuks ometi vaba. Nüüd avanevad uued võimalused õnneni jõudmiseks. Jätta minevik selja taha. See on nagu rohkem ühesõnaga nagu sulle niimoodi, aga keiser on tegelikult, ta ei ole eriti kerge partner, aga samas on ka niimoodi, et keisri staatusesse ei jõua kaugeltki mitte kõik mehed. Aga keiser tähistab minu jaoks ja minu ladumistes tegelikult ka sellist väga suure egoga ja üldiselt väga suurt sellist enese imetlejat ja kellel on tegelikult ühesõnaga mina ja maailm. Aga keisris on ka väga palju selliseid õrnu külgi ja niimoodi, et tavaliselt öeldakse, et keisriga saab hakkama ainult keisrinna, eks ole. Et teie olete veel koguni ülempreestrinna, eks ole, mitte keisrinnad, tema silmis. Ja see ongi võib-olla ka jah, nagu sellised, et ta tundis ennast sinu kõrval mu vaataja tüdrukuda nagu natukene alla surutud või mitte alla surutud, vaid ühesõnaga ta tahab olla keiser, tahab olla alati üle nagu niimoodi, aga sinu kõrval ta ei tundnud seda ühesõnaga, et ta jäigi nagu varju ja need saladused võivadki olla ühesõnaga, sest need mõõkade kuninganna, see on õhumärk, eks ole, mina olen ka õhumärk ja mõõkade kuninganna ühesõnaga ja need on sellised, et ta võib ladumises tähistada ka konkurenti. Võtame natukene, ma ei ole enda tehtud kaarte nüüd tükk aega kasutanud, võtame natukene nagu siit too ennast siia olevikku, ole siin ja ela, unista, looda, armasta, ainult siin ja praegu on tõeline. Minevik on minevik ja tulevik on veel tulemata. Ma võtan need kaardid, sulle naine, kes sa mind vaatad. Poisid, pöörake ringi, need nii palju, kui saate siin ringi. Ja siis
Lase vabaks mured ja rõõmud minevikust. Ainult siis me saame luua suurepärast tulevikku, kus pole enam mineviku varje ega loore ega maske. Ma võtsin siit praegu nagu taju pealt või niimoodi, ta tegelikult tuleb tagasi, aga ta ei tule tagasi kui partner, kui tulevane partner, aga ta toob mingisugused selgitused, aga ärge siis kõike seda uskuge, eks ole, ühesõnaga, et see ei ole päris niimoodi. Ja nii et võib-olla tõesti, et laske see minevik nagu vabaks ja vaatame natukene veel, siin on nagu natukene veel aega, et vaatame, mida ta tunneb sinu suhtes, see inimene, see mees, kes nagu läks ära ja kellel on hästi palju saladusi ja kellel ilmselt on siin ka siis oma tegelikult partner, abikaasa. Ja nüüd siin tuli paar välja ühesõnaga, nii et siin tuli Miikaeli, siin on mõõkade kuningas ja mõõkade kuninganna, nii et väga loogiline, et ta täiesti võis olla mitte ainult suhtes, vaid need on päris seotud tegelikult, need inimesed, kes on abielus, võivad siin olla, nii. Ta oli illusioonides, nii nagu tegelikult ka sina, ja ta ei leidnud seda jõudu endas, et tulla ja öelda seda kogu tõde. Ja ilmselt kogu tõde te saate teada, aga te saate teada kuskilt mingitest teistest allikatest. Tema ei tule mitte kunagi vabandama ja mitte kunagi ütlema seda, mis tegelikult selleks põhjuseks oli. Aga siit tuleb väga selgelt välja, et tal oli kindlasti partner ühesõnaga. Ja kui te seda isegi teadsite, eks ole, siis ajas ta mingisuguseid mulje teile seal kokku, et oi, et ma tulen ja abielu on läbi, eks ole, ühesõnaga ja täpselt samamoodi illusioonid. Ja ongi ühesõnaga niimoodi, et aga tunded olid olemas, nii et tema poolt olid tunded olemas, seda näitas juba alguses siin see karikate kuningas ühesõnaga, mis siit siis ühesõnaga teie suhtes, eks ole, oli või minu tüdrukute suhtes, kes te mind vaatate. Ja hästi palju illusioone, aga tundeid et peamine põhjus oli see, et ei olnud nagu, ta ei saanud teid allutada nagu ühesõnaga niimoodi, et ta tahtis seda ja sellepärast, et keiser, ma ütlen veel kord, on üle. Ja mõõkade äss tuli ühesõnaga jälle ühesõnaga niimoodi, et ta tahtis, ta soovis tegelikult uusi algusi, aga ma ütleksin niimoodi, et võib-olla oli parem, et sellest ei tulnud nagu mitte midagi ja et see nagu niimoodi jäi. Aga ma ütlen teile veel kord, et tegu on kollektiivse ladumisega, ma ei tea, see võib minna üks-ühele väga paljudega, ühega inimesega. Lihtsalt, kui te soovite eraladumisel küsida sellist küsimust, siis kirjutage mulle. Meiliaadress on siin all, auli.maagiline@gmail.com, aga väga ilusti siin kaardid tegelikult jooksevad. Väga ilusti ühesõnaga, nii. Vaatame nüüd, küsime seda ja ma tunnen ka ühesõnaga, et mul on nagu tuleb informatsioon väga ilusti sisse. Ja küsime seda, et mida kaardid soovitavad sulle, mu tüdrukud, kes te mind vaatate seoses selle situatsiooniga, miks ta lahkus, eks ole, ühesõnaga nagu ilma tagasi vaatamata ja midagi. Mida nad soovitavad sulle, tüdrukud? Mida nad tahavad öelda? Teil tuleb täiesti uus inimene, täiesti uus. No ma ütleksin isegi, et teil tulevad mingisugused valikud ja teil tuleb isegi valida siin ühesõnaga, tuleb müntide kuningas. Ja kuigi müntide kuningas ei ole ka iga kord vaba, eks ole,
aga siin selles ühesõnaga ma ei ütle, et ta on vaba. Ja täiesti uus mees tuleb ühesõnaga ja vaatame, et aga mis see valikud olid, et mis teil ja armastus ja on siin ühesõnaga niimoodi, et ja tuli ka veel teine kuningas, eks ole. Nii et mu tüdrukud, ärge mitte midagi heietage, laske see minevikku, eks ole, siin olid 2 soovitust minu enda tehtud kaartide poolt, et las see minevik jääb sinna, kus see on ja kus see oli ja tuleb täiesti uus suhe, täiesti uus armastus, ühesõnaga see on väga hea kaart, karikate 2 ühesõnaga ja väga paljudel on siin ka valikud. See võib tähistada ka tegelikult, sest kuna siin tuli ka mõõkade kuningas ja nüüd tuli uuesti mõõkade kuningas välja, siis võib-olla te peate tegema valikud siis selle vana ja siis täiesti uue vahel, eks ole. Aga ma arvan, et te enam midagi sellist, mida te kunagi tundsite, siis oma selle mõõkade kuninga vastu ja kes siin on keiser ja kõik, et see pentaklite kuningas toob täiesti uued algused ja täiesti uued sellised uued tuuled, uued tunded ja kõik, täiesti uus mees tuleb teil. Siin ei ole absoluutselt mitte mingit kahtlust ja ikka ma väga vaatan, et mul tõesti pole tükk aega niivõrd ilusti kaardid jooksnud, et siis mida peaintelõru kaardid soovitavad sulle, naine, kes sa vaatad seda ühesõnaga, seda ladumist. Jah, tuleb võit ühesõnaga ja palju õnne, oled teinud suurepärast tööd, aeg liikuda järgmise projekti juurde, auhinnad, stipendiumid või edutamised ühesõnaga. Ja ongi, jah, te saavutate mingi võidu, te saavutate ilmselt, siis mina ütlen niimoodi, et võidu selle mineviku üle, nende tunnete üle, mis ilmselt väga paljusi siiamaani veel valdavad ja ongi ühesõnaga niimoodi, et jah, et mis me siin ikka enam edasi paneme, kõik on öeldud ja kodu ja siis on tõesti ühesõnaga võit, hingesugulane, kaksikleek, kuidas te võtate ühesõnaga ja ei, kõik, ma ei võta rohkem enam midagi, sellepärast et siin ei ole, siin on kõik öeldud. Täiesti uus mees tuleb ja ma arvan, et te saite siin vastuse ühesõnaga ka sellele küsimusele, miks ta lahkus sõnagi lausumata, ilmselgelt. Tal oli suhe, teie olite temast palju kordi üle ja ta kartis teie seda jõudu ja ta lihtsalt oli sorry, arg. Ja ta ei julgenud seda öelda ühesõnaga, mida ta tahtis tegelikult öelda. See ei tähenda seda, et tal ei olnud neid põhjuseid olemas või põhjendusi olemas, aga ta lihtsalt, ta ei leidnud endast jõudu. Tema jaoks oli parem lihtsalt lahkuda nii, et ma ei ütle mitte midagi. Kellega see resoneerus, võtke see omaks, kellega mitte, ärge võtke seda, ärge pange vägisi midagi siin, eks ole, ühesõnaga endaga klappima. Ja kes soovib siis eraladumist, kus me vaatame siis ainult teie energiaid, nimepidi ka seda partnerit, eks ole, ja siis, ja kui te soovite sellist ladumist, siis kirjutage mulle. Uute kohtumisteni, mul on väga hea meel teile seda kaardi, neid kaarte siin laduda ja kaarte panna ja seekord oli väga hästi hakkas kõik jooksma ja liikuma. Uute kohtumisteni, mu kallid, ja olge ikka mõnusad. Kohtume, tšau.